Tere tulemast minu kodukontorisse. Täna ma soovin sinuga arutada teemal, mis on mulle väga südamelähedane asi. Sellepärast, et mul on läbi elu, läbi täiskasvanu elu olnud see probleem kaasas. Et ma pole nii-öelda leidnud endale sobivat töökohta. Või siis mitte keegi pole tahtnud mind palgata. Mäletan seda, et kui ma läksin läbi töövestluse ühte kohvikusse kelneriks, et selline tööleping ja asjad ja ma olin seal esimese päeva ära ja kõik olid hästi toredad inimesed ja ma tundsin enda sees, et see on nagu nii vale, kui ma teen mingi lepingu ja müün enda hinge kellelegi maha. Et hiljem ma olen nende lepingutega juba natukene paremasse kohta jõudnud, aga ma mäletan seda ka, et tegime teismelisena bändi ja siis meil olid prooviruumid, mida me üürisime ja kõikidest nendest tüüpidest mina olin see kõige vastutustundlikum inimene, ehk siis mulle anti see, et ma tegin selle lepingu, et mina pidin siis maksma iga kuu seda üüri. See tähendas seda, et ma pidin nendelt teistelt tüüpidelt raha taga ajama. et kohutav värk. Alguses toimis hästi, aga siis nad hakkasid nagu põgenema. Et vastutuse võtmine. Ja see oli ka naljakas, et meil oli see prooviruum ja ma olin veel hästi tagasihoidlik ka, et teised tüübid olid sellised ekstravertsemad. Et kui ma räägin sul siin kaamera ees, siis arvesta sellega, et ma tegelikult ei ole üldse ekstravertne inimene. Et enamasti ma olen vaikne tagasihoidlik, võib-olla käin huvitavate riietega ringi. Et minust on tänava peal pilti ka tehtud, et me paneme siin moeajakirja. Okei. Aga miks? Sellepärast sul on nii huvitavad asjad seljas. Okei. Aga nii igatahes siis need tüübid, et meil oli vaja lasta mingi kruvid seina ära, et mingid nagisid ja asju teha ja ma olin olnud mitte kogu suve, aga paar suve isa juures tööl, teinud mingid riiuleid akurelliga lasknud, ehitanud talle riiuleid ja muud infrastruktuuri lattu. Ja siis seal on mingi 6-7 noort kutti. Kuidas see akusrell toimib? Ja siis ma vaatan sealt eemalt, vaikselt ei ütle mitte midagi. Vaatan seda asja, siis lõpuks nad leiutavad välja, et kui see niimoodi et siis saad selle kruvi seina. Ja lõpuks said hakkama, et väga tublid. Aga sellega ma sain aru, et mul on nii-öelda maast madalas selline tegemise tahe ja oskus sees. Ja see tahe on mul alati sees olnud. Ja teine asi, mis mul sees on olnud, on see nii-öelda autoriteetide vastu mässamine. Praegu ka ma loen vahepeal mingit uudiseid või mis käkke Eesti riik teeb metsaga ja metsamaaga ja looduskaitsealasid hävitab ja müüb maha tuulikuparkide jaoks. Et see minu autoritaarne vastuseis nagu tugevneb. Ja siis ma pole mitte kunagi suutnud minna kellegi jaoks tööle, mingi töölepinguga. Et mulle meeldib ettevõtlus. Ja ma olen igasuguseid huvitavaid asju proovinud ja jõuan tegelikult tagasi nende tuumadeni, et praegu ma räägin video ees kaamerasse lugu. See on minu normaalne tegevus. Väljendamine, sügavate asjade väljendamine. Et millalgi, kui ma mingi 19 äkki, tegin pilte, tänavafotograafi asja proovisin, et tegin blogi ja tegin pilte inimeste tänava peal.
et selle nimi oli äkki mingi Modern Spotter või mingi, siis ma mõtlesin endale ingliskeelse selle varjunime ka välja, Simon Fowler. et neid pilte nagu välismaale jagada. Ja tegin seda mõnda aega, et mul oli see filmikaamera, et filmirulliga. Ma tahtsin, et see oleks nagu selline äge, et nii-öelda filmirulliga pildid on palju ilusamad kui need modernsete kaamerate HD pildid. Et päriselt, nad on palju ilusamad. Et kui ma leiaks endale mingi tüübi, kes viitsiks filmida neid videosid sellise filmikaameraga, see oleks nagu mega äge. Et see oleks nagu ülimalt äge asi, millega teha neid YouTube videosid või üldse videosid. Aga selle tõttu ma olen pidanud endale neid töökohtasid välja mõtlema ja olen ka teinud palju nii-öelda alltöösid ja mingit moodi tekitanud raha ja tööd ja asja endale. Ja 10 aastat olen tegelenud heliteraapiaga, helirännakutega, kontserdite korraldamise, lavastamisega. Ei rohkem, 11 aastat äkki isegi. Päris huvitav. Ja see on ka mulle väga palju õpetanud, väga palju andnud. Ja nüüd ma tahan sinuga koos mõtelda, et kuidas see tulevik nende töökohtadega hakkab käituma. Et paljud töökohad enam ei ole nii-öelda likviidsed, et mingid tõlketööd, pikad mingid õigusdokumendid saab see robot ära teha, siis inimesel on vaja seda täiendada. Et asi muutub selliseks, et paljud sellised kontori ja istumis- ja arvutitööd muutuvad mõttetuteks. Ja siis, kuidas me üldse defineerime tööd, et mina võiks öelda, et ma töötan pea kogu aeg. Et viimased paar päeva mul on olnud mingi põletik ja siis ma olen istunud lihtsalt ja teinud väga vähe. Täna panin veesoojendussüsteemi üles, et saaks õues dušil käia ja värvisin lubivärviga seina. Et minu kerge mitte midagi tegemise päev, eks ju. Ja siis veel pidasime lapse sünnipäevapidu ja siis tegin sellise diili, et kui sa tahad ka minuga diili teha, et ma olen väga avatud, et võtame 5, mis me võtame, et tegin videot Keilast, Keila Craftist, et reklaamin väga toredat kohta, et sealt saab neid juuretisega saiu leibasid, sealt saab pitsat, mega hea pitsa. Ehk siis ma tegin neist paar videot, et lähen sinna sisse see psycho pizza, bla bla bla. Ja siis nad andsid meile 7 pitsat. 7 pitsat, nii tore. Ja need sai ilusti ära kasutada nüüd lapse sünnipäeval laua peal, eks ju. No ise tükkigi ei söönud, et mina jõin kõrval smuutit ja tegin selle smuutist lühivideo. Jah. Et ma töötan kogu see aeg ja siis see väärtuse loomine on täiesti nii-öelda eraldi teema. Et mis kellegi jaoks mingit sorti väärtust loob. Kui sa tunned, sa tahaksid muga sponsor diili teha, eks ju, siis anna märku ja vaatame, räägime läbi, teeme lepingu, eks ju. teeme lepingu, et ja samas mulle meeldivad lepingud. Ja kui ma vaatan inimesi, kes nii-öelda satuvadki kriisidesse tänasel päeval, et selline nii-öelda arukas töö saab otsa, siis kõik on muutumas ja kuhu me oleme jõudmas on jällegi see koht, et me hakkame kätega ja oma kehaga järjest rohkem asju tegema või siis kõnelema ja et see inimsuhted, inimkontakt ja käsitöö, need jäävad alles. Ja ma siin ise mõtlen ka, et ma hakkasin juba enda selles meelepildis uut maja meile ehitama sinna. Tegin vundamendi nii-öelda puhtaks ümbert ja koristasin igast jama ära ja siin on veel täiega palju jama, et ma arvan, et see energeetiline põletik tuligi mulle kogu sellest jama koristamisest. Et eelmiste peremeeste tegemata tööd ja siia jäetud prügi, et kohutav värk. Ma olen siit 4 tonni metalli, vana metalli kokkuostu viinud, mis on mingi 200 eurot tonn saab. Vot jah. Ja siis ma mõtlen, et
nii tore, et võiks pakkuda enda teenust nagu ehitusmehena ja sellisena, aga ei, mul on teatud printsiibid, mis mulle meeldivad, et mulle meeldib esineda ja ma ikka veel nagu mõtlen selle üle, et miks mitte keegi pole tahtnud mind palgata, minuga koostööd teha, et kas ma olen liiga äärmuslik inimene, et võitlen nende nii-öelda autoriteetide vastu ja olen liiga otsekohese ütlemisega ja et teha nii-öelda koostööd, et kas reklaamin mingit sinu tegevust mingi koostöö eest või on ka olemas ka muid vorme, et kutsud mind kõnelema, mind esinema nendel teemadel, millest ma räägin. Ma olin 5 aastat Eesti Ökokogukondade Ühenduse juhatuses ja alguses oli see päris intensiivne, et palju tunde pühendasin sellele ja sõitsin enda raha eest Eestis, Soomes ringi, suhtlesin kogukonna inimestega, ühendasin neid, korraldasin selle tulemusena isegi Eesti-Soome ühenduste kokkusaamise. Aga see on ka, et see, mis see töö on, et seda ma olen alati mõelnud. Ma teen asju nii-öelda enda tahte ja vaba tahte järgi ja see on mulle kõige tähtsam asi üldse. Et kui keegi teine dikteerib mulle, et tee nii või nii, siis see pole see. Mis siis, et need väiksed tiirid, mis ma räägin, neid saab teha, sellepärast need on lühiajalised ja need ei ole nii-öelda pikaaegselt siduvad. Ta annab meile 10 pitsat järgmise sünnipäeva jaoks ja me teeme sinu pitsast reklaami. Kui su pitsa meile meeldib loomulikult, et enne pead meid ära ostma selle hea pitsaga, siis ma joon smuutit ja vaatan, kuidas naine ja lapsed söövad pitsat ja siis ma küsin neil, kas meeldis. Kui nad ütlevad, ei meeldinud, siis ma ütlen, et sorry vaan, elame on life ja et jah. Aga tegelikult see teema on jõudnud ka sinna kohta, et varem ma mõtlesin, ma olen nagu imelik, et ma mõtlen endale ise tööd välja, et ma olen sunnitud endale nii-öelda elukutset välja mõtlema, sellepärast, et keegi ei taha mind sellisena, nagu ma olen. Ja siis ma olen saanud aru, et päris paljud sellised ettevõtjad on samasugusesse kohta jõudnud, et nad on pidanud ise välja mõtlema mingi asja, hakanud tegema midagi ja osadel on tegevus olnud rohkem kasumlik, teistel vähem. Et see juba sõltub nii-öelda inimese rahatarkusest pluss iseloomust, et iseloom mõjutab ka, et võib olla rahatarkus, aga kui iseloom on täitsa teistsugune, vastandub sellisele nii-öelda kogumisprintsiipidele, et siis tuleb seda iseloomu jälgida, et kuidas see iseloom loob, mis moel iga inimene loob. See on kõige tähtsam selle nii-öelda töö juures üldse, et mismoodi igaüks meist loob omale sobivat ja vajalikku elu. Et seda võid kodus mõelda ja mõtiskleda selle üle, et mis on sulle kõige loomupärasem loomine. Et ma kuulasin üleeile ühte Soome podcasti Sijoituskästi ja seal oli Daniel Ahola ja Andreas Tolonen. Oli õiget pidi vist, jah. Olid igatahes külas ja rääkisid sellest, kuidas nad reisisid ümber maailma 60 euroga 0 rahaga. Ma kuulasin seda juttu ja mõtlesin, okei, päris hea. Siis ma huvi pärast hakkasin vaatama, kuidas nende see reis välja nägi. Tegid mingid nõmedad pilte oma jalgadest, minu office, palja jalu. Tegid mingid nõmedad pilte oma jalgadest ja hakkasid neid müüma 35 euroga ja 15 euroga tänava peal. Inimesed lihtsalt naersid ja asjad. Neil oli missioon 60 päevaga ümber maailma. Siis nad jõudsid USA-sse ja käisid läbi USA ja jõudsid lõpuks tagasi Soome ja tegidki selle maailma ringi ära. Aga just see loomine, et nad lihtsalt teevad midagi nõmedat ja lollakat ja toimib. Siis ma nägin, et see on täpselt samasugune nagu nii-öelda tehnika, mis minu puhul ka toimib. Mul toimib see kogu asi täpselt samamoodi. Et minuni jõuab palju raha mingitest lollidest X asjadest, kohtadest. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen enda ettevõttega, proovin olla hullult nagu selline kohusetundlik ja kõik need asjad nii-öelda ametlikud teha ja käibemaksu kohustuslaseks muutsin oma ettevõtte ja siis sain üks hetk aru, et
mul ei tule see nagu lolli mängimine välja. Üldse ei tule. Ja siis ma hakkasingi täna mõtlema, et eks ju selle saate pealkiri on Ettevõtlik mina. Ja tegelikult see intervjuud on ka Ettevõtlik mina podcast, eks ju. Ja mul oleks vaja inimest, kes oleks see nagu see nii-öelda organisatoorne kuju seal taga, et mulle meeldib see Inglismaa, see maja ehitamissari Grand Designs, selle presenter, jah, saatejuht Kevin MacLeod. Et tema on seda teinud 28 aastat seda saadet, tuleb, intervjueerib inimesi, siis vaatab, kuidas nad oma majasid ehitavad ja siis räägib neid storysid, kommenteerib. Ta on see nägu, kes intervjueerib ja loob seda nii-öelda vaimset või filosoofilist aspekti kogu saatele. Aga seal taga ju terve kaamerarühm ja siis veel need, kes jaotavad seda laiali, need suured telekanalid. Ehk siis ta on nagu nii-öelda selle nägu väga nii-öelda osav oma tegemises. Ja siis on need kogu see produktsioon seal taga, kes teeb seda tööd ja kõigile nii-öelda makstakse, ma ei tea, mis proportsioonides ja nii edasi. Aga siis ma mõtlen, et ma tahaks täpselt seda sama teha oma Ettevõtlik mina podcastiga, et ma tahaks lihtsalt olla see nägu seal ja see, kes seda filosoofilist aadet mõtleb, et otsin külalisi ja suhtlen nendega aga ma ei taha olla see, kes neid videosid kokku paneb, kes selle rahalise poole eest vastutab, et kes mõtleb välja süsteemi, et kuidas see podcast kasumit teenib. Et ma toongi välja sinuga selle probleemi, et mis nagu tihti, et me teemegi, et paljud minusugused inimesed hakkavad mingit tööd tegema, hakkavad omale elukutset välja mõtlema ja siis tulevad need probleemid, et üksi ei suuda, üksi ei jaksa, siis on vaja nagu ühineda. Et vaja koos teistega koostööd teha, et kui sa nagu tead, keda mulle soovitada või tead, kellega koos seda produktsiooni teha, et palun anna mulle temast märku niimoodi, et ma ei taha olla see palgamaksja, ma ei taha olla see inimene, kes vastutab nii-öelda selle rahade eest, vaid ma tahan olla see nii-öelda nägu ja kes nii-öelda presenteerib. Ja ma taha nii-öelda tiimi, kes siis loovad seda struktuuri ja koos me siis loome terviku. Et selline tore pakkumine. Ja kui sa hakkad vaatama, et ma tegin 2 YouTube'i kanalil neid Ettevõtlik mina podcaste, need osad on ikka päris populaarsed ja neid saaks veel paremaks teha ja neid saaks veel ägedamaks teha, neid saaks teha nii-öelda väga võimsateks magnetiteks ja nende peamine eesmärk on ikkagi inimesi harida, inspireerida, panema neid soovima teha muutuseid oma elus, mis on positiivsed elava maailma suhtes. Ja mul on väga kahju, et kui ma üksi nagu teen seda, üksi ma ei jaksa enam seda teha, et ma olen siin äkki 2 või 3 nädalat pole teinud ühtegi intervjuud, sest ma ei jaksa. Tunnen, et ma täiesti nagu jooksen nulli, kui ma mõtlen selle peale, et võtame nüüd kellegiga ühendust ja siis hakkame taga neid tingimusi kokku leppima. Stuudio rent maksab 50 € tund, et külaline maksab selle. Mina ei taha maksta. Okei, siis ma pean mõtlema, kuidas ma 50 € tund, 100 € 2 tundi. Ja siis ma pean ta veel ette valmistama, tegema seda tööd, et siis ma pean mõtlema välja seda rahamudelit, et kuidas see nagu toimiks, õiged reklaamid, et asi nii-öelda müüks. Siis ma pean selle video tegema, selle video kokku panema, mõtlema välja kogu selle kujunduse, siis reklaamima seda, turustama. Et see on nagu täiskohaga töö. Ongi täiskohaga töö ja siis üks inimene nagu teeb seda. Et see võttis mind täiega läbi. Ma siin päris mitu kuud tegin seda päris hästi ja siis jõudis järsku see teadmine, et ma ei jaksa. Ja ma praegu küsingi abi, et kas on keegi, kes soovib minuga koos seda teha. Ja selle produktsiooniga siis oleks järgmine samm, oleks teha heliteraapia kursus nii eesti kui inglise keeles, sellepärast et see YouTube on väga nii-öelda lahke koht. Et ta annab pikas perspektiivis väga ilusasti. Ja ma mõtlesin välja selle kursuse hinna, ja milline ta välja näeb, et 5 moodulit, igas moodulis 3 videot, siis 100 € on kursuse hind
nii kauaks saab inimene kasutada, kui soovib. Aga kogu selle asja nii-öelda tegemine, et ma võin ise küll filmida need videod, kus ma räägin ja niimoodi, aga teha ka huvitavamaks ja võib-olla mingi kujundusi ja et jah, ma vajan siis tiimi selja taha ja see ei ole see, et see on nüüd minu projekt, vaid ma tahan, et see oleks meie projekt, et me koos vastutame ja siis on ka minust targem inimene rahadega, kes oskab raha asju luua ja oskab seda tegelikult, seda päris väärtust nii-öelda hinda külge panna. Et keegi küsib mult, et palju näiteks mul mingi heliteraapia seanss maksab. Ma ei tea, ma tean sind, et ma ei suva, tule, teeme sulle lihtsalt, et mis see hind on, ma ei tea, 150. Okei. Et ma ei taha mõelda selle rahalise poole peale, ma tahan teha ägedat asja. Et see on minu kõige suurem soov selle juures. Et keegi teine mõtleb selle peale, et see nagu see nii-öelda täistöö, et see nagu see korralik töö tegemine oleks ka tasuv. Et see on selline nii-öelda minu taotlus, soov. Ja siis inglise keeles ja eesti keeles heliteraapia kursused, et mõlemas keeles on oma klientuur, kellel nii-öelda pakkuda läbi podcastide, läbi videote neid reklaame. Mul on tohutu suur see võrgustik ja ma tean tohutult palju inimesi ja mul on tohutult nagu palju neid võrgustikke üles ehitatud. Mul on lihtsalt vaja tarka inimest, kes oskab neid nii-öelda tööks teha, eks ju. Vot, nüüd sain enda probleemi jagada ja miks ma jagan seda probleemi on üldse sellepärast, et ma olen näinud seda paljude inimeste puhul, kes mõtlevad neid töösid välja ja kes on tänasesse päeva jõudnud. Et nad proovivad ja siis tulevadki teatud tõrked ja tihti nad ei astu seda sammu, mida mina astun praegu, et küsin abi. Küsin, et tule teeme koos. Ja samas on meil mega head süsteemid, eks ju. Selle heliteraapia kursuse ma panin ta poole tunniga kokku koos ChatGPT-ga, tasuta versiooniga. Ma mõtlesin, ma tahan teha sellist asja, see annab mulle veel mingi kujundusideid ja kõik asjad andis mulle. Siis ma vaatasin, et päris äge selline, siis ma täpsustasin, okei, panen mulle siis nagu 5 moodulit, 3 videot igat ühte, võtan need teemad lahti, mingid teemad, mille peale ma ei oleks ise mõelnud, kuidas mängida kristallkausse. Nii lihtne ju minu jaoks, ilmselge. Et see robotiga saab väga palju asju ära teha ja väga suuri asju, siis on vaja need nii-öelda läbi nende meedia inimeste tööle panna. Vot sellised mõtted ja ma loodan, et sulle meeldis video, jälgi, tee mida tahad ja näge.